Iraan sattus poliitilisse paanikasse pärast seda, kui Trump karmistas läbirääkimisi, hoidis sõjalist survet Pärsia lahe ümbruses ja sundis Teherani täpselt näitama, mida nad üritasid varjata. Kolmapäeval 2026. aasta 27. mail tõi Trump lauale piirkondliku nõudmise ja avaldas survet Abrahami lepingute laiendamiseks. Ja ta tegi selgeks, et ükski kokkulepe Iraaniga ei saa tulla preemiana neile, kes ähvardavad Iisraeli, kasutavad relvarühmitusi ja püüavad Ameerika Ühendriike piirkonnast välja tõrjuda. Mida Iraan tahab varjata? Miks ähvardus, kui läbirääkimised veel käivad? Kuidas Trump pööras surve režiimi enda vastu? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Iraani ähvardus tuli hetkel, kui Teheran püüab maailmale müüa vastupanu kuvandit. Ajatolla ütles, et Ameerika baasidel ei ole enam Lähis-Idas turvalist pelgupaika ja püüdis kutsuda moslemiriike üles Ameerika Ühendriikide kohalolekule vastu astuma. Lause kõlab karmilt, kuid paljastab režiimi keskse hirmu. Avaldus tehti avalikuks pingete keskel pärast Ameerika rünnakuid sihtmärkidele Iraani lõunaosas ning samal ajal, kui diplomaadid üritasid veel kokkuleppe saavutamise võimalust elus hoida. Trump seda ei üritanud. Ta kohtles kriisi kui tühja juttu. Ta sundis Iraani ebamugava valiku ette. Kas aksepteerib reaalseid piiranguid või võtab enda kanda kulud, mis kaasnevad eskalatsiooniga maailma suurima sõjalise jõu vastu? Teheran teab seda. Just seal hakkab alistumine ilmnema. Mitte avaliku tseremooniana, vaid poliitilise žestina. Režiim karjub Washingtoni peale, kuid otsib majanduslikku väljapääsu läbirääkimiste kaudu. Teheran näitas seda pilti, sest tal on vaja hirmu tekitada, vaja oma sisemist toetajaskonda üleval hoida, vaja liitlastele näidata, et ta suudab endiselt ähvardada. Kuid sihtmärgi lukustamine ei tähenda sõja võitmist. Video näitamine ei tähenda Ameerika strateegia kukutamist. See on sõjaline etendus, mida kasutab režiim, kes teab, et järgmine viga võib kalliks maksma minna. Hormuzi väin on muutunud selle vaidluse teiseks osaks. Revolutsiooni gardivägi teatas, et 25 või 26 alust läbis piirkonna 24 tunni jooksul. Trumpi valitsuse ajal 100 000, tuhanded. Trumpi surve ei piirdunud ainult sõjalise poolega. Ta sidus kriisi ka piirkondliku normaliseerimisega, kaitstes seisukohta, et sellised riigid nagu Saudi Araabia, Katar, Pakistan, Türgi, Egiptus ja Jordaania peaksid liituma Abrahami lepetega, pani Trump Lähis-Ida avalikult proovile. Kes tahab tõelist rahu, peab lõpetama Iisraeli kasutamise igavese ettekäändena poliitilise väljapressimise jätkamiseks. Ettepanek ärritas valitsusi, paljastas vastupanu ja tekitas vaikus olulistes pealinnades. Aga just see ongi asja mõte. Trump sundis kõiki oma seisukohta näitama. Keegi ei tunne end mugavalt, kui küsimus liigub ilusast kõnest konkreetse kohustuse juurde. Pakistan lükkas idee tagasi, teised riigid vältisid otsest vastust ja Saudi Araabia jäi oma vana tingimuse juurde, et Palestiina riigil peab olema Ida-Jeruusalemm pealinnana. Donald Trump tõi diplomaatia varjust välja. Selle asemel, et lasta igal valitsusel avalikult üht ja privaatselt teist rääkida, tõukas ta kõik rambi valgusesse. See häirib, sest see lõhub vana mängu, kus Iraan ähvardab, relvastatud rühmitused liiguvad edasi, liitlased kõhklevad ja Washington maksab arved ilma struktuuri muutusi nõudmata. Recep Tayyip Erdogan ilmus samuti välja, rünnates Benjamin Netanyahut ja püüdes end esitleda moslemimaailma häälekandjana. See aitab mõista selle vaidluse ulatust. Donald Trump surub peale Iisraeli-meelset regionaalset korda ning juhid, kes elavad kaheti mõistetavusest, peavad reageerima, et mitte kaotada poliitilist mõjuvõimu. Karm sõnavõtt Netanyahu vastu ei muuda põhiarvestust. See näitab, et Ameerika surve on mängulauda muutnud. Need, kes varem kasutasid strateegilist vaikust, peavad nüüd seisukoha võtma. Ja mida rohkem need juhid karjuvad, seda selgemaks saab, et Trump puudutas valusat kohta. Suhete normaliseerimine Iisraeliga on selle telje poliitiline õudusunenägu, mis sõltub pidevast pingest. Gaza on sellesse võitlusse sisenenud teist teed pidi. Niinimetatud rahunõukoguga seotud fond, mida haldab Maailmapanga struktuur, oli oma ametlikul kontol tühi, hoolimata miljardilistest lubadustest. Vasakpuulsed kasutavad seda Trumpi ründamiseks.
Aga tegelik küsimus on teine. Miks panna suuri summasid ülesehitusse ilma kindlate garantiideta, ilma Hamasi selge relvitustamiseta ja ilma õigusliku kindluseta? Kui raha tuleb sisse ilma kontrollita, muutub see kütuseks samale masinale, mis varem Gaza hävitas. Trump mõistab, et ülesehitus ilma garantiideta on nagu allkirjastatud tühi tšekk. Ja tühi tšekk Lähis-Idas muutub tavaliselt poliitiliseks laskemoonaks lääne enda liitlaste vastu. Kui Teheran ähvardab Pärsia lahes, näitavad ka Ameerika Ühendriigid, et Trumpi vastus ei pea olema kontrollimatu etendus. Lõunaväe juhatus kinnitas rünnakuid Kariibi mere ja Ida-Vaikse ookeani narkokaubanduse marsruutidel terroriorganisatsioonideks kuulutatud rühmituste kasutatavate laevade vastu kindral Francis Donovani juhtimisel. Trump kasutab valikulist jõudu, lõikab läbi logistika, tabab kuritegelikke struktuure ja saadab sõnumi igale rühmitusele, kes arvab, et võib tegutseda kaose varjus. Iraan mõistab seda meetodit, seetõttu räägib ta valjult. Teheran teab, et Trump ei pea tegutsemiseks kõike ette teatama. Iraani režiim kasutas aastaid lääne kannatlikkust kilbina. Trumpiga muutub jutt, sest Valge Maja ei nõustu käsitlema provokatsiooni kui poliitilist folkloori. Kui Iraan ähvardab Ameerika baasi, tõuseb hind. Kui ta üritab Hormuzi kontrollida, tuleb ka vastutada. Kui ta kasutab relvarühmitust kaudse käepikendusena, muutub seos nähtavamaks. Kui ta nõuab rahalist leevendust samal ajal Iisraeli ähvardades, muutub see vastuolu relvaks tema enda režiimi vastu. Ajalooline osa aitab mõista, miks see surve toimib. 2020 aasta septembris kirjutati Valges Majas alla Abrahami lepingutele Araabia Ühendemiraatide ja Bahreiniga, avades uue normaliseerimise etapi Iisraeliga. Hiljem liitusid selle teega ka Maroko ja Sudaan. See oli Teherani jaoks strateegiline kaotus, sest näitas, et piirkond ei pea jääma Iraani pideva sõja narratiivi pantvangiks Iisraeli vastu. Nüüd püüab Trump kasutada praegust kriisi, et sama loogikat edasi suruda. Iraan mõistab seda riski. Kui rohkem riike normaliseerib suhted Iisraeliga, kaotab režiim ühe poliitilise relva, mida ta on aastakümneid kasutanud liitlaste mobiliseerimiseks ja oma mõju õigustamiseks. Teised riigid on juba näidanud, et välissurve võib murda režiime, mis elavad ähvarduste najal. Muammar Gaddafi Liibüa nõustus 2030 aastal loobuma oma massihävitusrelvade programmist, pärast aastaid kestnud sanktsioone, isolatsiooni ja hirmu saada järgmiseks sihtmärgiks pärast Saddam Husseini kukutamist. See polnud ilus kõne, mis muutis Tripoli strateegilist arvestust. See oli reaalne hind. Erinevus seisneb nüüd selles, et Donald Trump püüab suruda Iraani diplomaatilisele alistumisele ilma, et peaks nõrkust kokkuleppena maha müüma. Ta tahab, et Teheran mõistaks. Ähvarduste, relvarühmituste, merelise väljapressimise ja tuumaambitsioonide jätkamisel on poliitiline, sõjaline ja rahaline hind. Põhja-Korea on samuti hoiatav näide. Iga kord, kui Pyongyang suudab ähvarduse abil kergesti järeleandmisi saada, kordub tsükkel uuesti. Lubab dialoogi, tekitab provokatsiooni, nõuab leevendust ja säilitab probleemi tuuma. Donald Trump tunneb seda loogikat ja püüab takistada Iraanil sama käsiraamatu järgimist. Seetõttu ei saa läbirääkimised olla ainult sanktsioonide leevendamisest ja näilise rahu teesklemisest. Tuleb mõjutada piirkondlikku käitumist, Iisraeli julgeolekut, mereteede vabadust ja Ameerika baaside kaitset. Iraani režiim soovib kitsast kokkulepet, et hingamisruumi saada. Donald Trump surub peale laiaulatuslikku kokkulepet, et mängureegleid muuta. Iisrael peab jätkama survet Iraani teljega seotud struktuuride vastu. Donald Trump peaks kasutama iga taganemist, iga vaikust ja iga Iraani rahalist nõudmist tõendina, et režiim tunneb survet. Brutaalne alistumine ei pea ilmuma valge lipuna. See ilmneb siis, kui vaenlane ähvardab, kuid jätkab väljapääsu palumist. Kui ta väidab, et kontrollib olukorda, kuid püüab siiski leevendust läbi rääkida. Kui ta lubab vastust, kui ta arvutab enne tegutsemiskulusid. Iraani paanika seisneb just selles. Trump pani režiimi valiku ette, mida see on alati püüdnud vältida. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.